Tere, mina olen Liina Normet. Tere, mina olen Krislin Kuuskemaa. Krislin, mina ja Kadi Tedremaa oleme siis koos korraldamas Palil esmakordselt siis võiks öelda, et maailma ajaloos võib öelda nii. Võib öelda küll. Sellist eksklusiivset retriiti, mis on toimumas siis algamas 11. november sellel aastal. Aga täna siis räägime sellest, et mida see retriit täpselt sisaldab, kuidas sellega ühineda saab ja mis siis ees ootamas on ja mis ettevalmistusi tuleb selleks teha. Aga alustame siis algusest peale, et Krislin, et räägi lühidalt, et kuidas see idee üldse sündis? Aitäh, hea Liina. Ja tegelikult oli idee ikkagi jällegi, nagu minu puhul on ka teiste asjadega olnud oma vajadusest. Et minul oli siis selline lugu et ma olen teinud siin 14 aastat naisi saledaks, aga siis viis mind teekond läbi enda vajaduse siis Palile 6 aastat tagasi, kust ma siis ise sarnasesse retriiti läksin ja sealt ka sain ma uue alguse, mis tähendab siis seda, et selle läbides olin ma täiesti uute mõtetega, minu keha muutus täielikult, minu vaim arenes ja minu enesetunde tõusis 100 kordi, ehk et ma sain sellise kerguse tunde sealt või sellise tunde, et mul on nagu uus algus. Et sellest enda kogemusest siis tuleb ka selle retriidi nimi uus algus, kas tuleb? See tuleb sellest et tegelikult ma olen ka selles samases kohas elades seal 8 kuud, tegin ma nagu läbi oma sõpradele 9 inimesele, kes minul külas käis, osadele lühemalt, osadele seal 6 ajas ja kõigi lõpp oli see, et kuna me tegime pilte enne ja me tegime pilte pärast ja me läbisime kõik selle, mis me ka teiega nüüd läbime hakkame siin ja kõik olid lõpus, kõigil oli niimoodi, et Krislin, aitäh sulle, et see on minu uus algus ja ma hoian ju nende inimestega täna ka sidet ja nad ütlevadki, et see tõesti annab selle sellise teistsuguse mõtlemise, positiivsema mõtlemise, rasketel hetkedel toetuvad sellele, mida nad siis sellest retriidist said, teadmised toitumisest, teadmised protseduuridest, mida endale kodus teha, et tegelikult täpselt sama, mida ma nagu tegin neile. Minu erilisus on ainult see, et ma ei ole veel maailmas leidnud retriiti. Ma olen ise käinud 12. Ma ei ole leidnud maailmas retriiti, kes pakuks kehahooldusseadmetega, et see on minu erilisus. Ehk et mina nüüd, 10. retriiti minnes, võtsin mina 10-kilose, 15-kilose aparatuuri kohvri kaasa. See sisaldas inframatti, see sisaldas EMS-treeningut, see sisaldas kavitatsiooni, see sisaldas vaakummassaaži, see sisaldas kõiki mu mähiseid, see sisaldas neid kõiki asju. Ja sellest ka see idee, et keegi maailmas ei tee seda, et kui sa paastud või oled siis ökoloogilisel toidul ehk et taimsel toidul, kui sa teed joogat, sa teed trenni, sa liigutad, kui sa teed meditatsiooni arenenud vaim, aga mitte keegi ei paku mitte kuskil kehahooldusprotseduuri, nad pakuvad vaimmassaaži. Ja kui ma esimesel retriitidel need kaasa panin ja neid tegin, siis minu tulemused olid 5-7 kordsed. Ehk et minu välimus muutus ka veel sama palju kui minu vaim ja sama palju kui minu siis kehakaal või minu nahk või kõik see muu. Et see protseduuride puhul on see niivõrd tõhusam juurde. No just, et ma olen ise küll teinud hästi palju paastulaagreid oma elus läbi, põhiliselt siiski Eestis ja tegelikult tõepoolest, et võib-olla on seal äärmisel juhul 1-2 protseduuri päevas, eks ole, et seda on selgelt liiga vähe sellised, siis tegelikult aeg läheb aeglaselt, istud seal oma toas ja ootad, pingsalt vaatad kella, millal see esimene massaaž siis on ja tegelikult on seda tõesti liiga vähe. Et me kohe varsti hakkame rääkima, milline see päevakava välja näeb. Aga ennem, et sina oled mitmeid kordi, 4 korda, eks ole, Palil käinud, mina olen 3 korda Palil käinud, et kui ma võrdlen nüüd siin, et need Eesti paastulaagrid, et Pali ise on juba nii ebamaine koht, et tegelikult võiks isegi öelda, et piisab juba ainult sellest, et Palile minna. Aga meie siis pakume siis täiesti täispaketti, et me viime teid Palile, me aitame korraldada kogu selle organisatoorse poole, kuidas alustades üldse sellest, et kuidas lennupileteid osta, et ei pea laskma oma sellistel alateadlikel hirmudel mitte osa saama sellest, eks ole, et ärge laske enda hirmudel, et äkki, kuidas ma üldse piletid ostan või kuidas ma saan sinna, et me muretseme, hoolitseme ise selle kõige eest.
aga et Pali siis on tõesti selline ebamaine koht, me saabume sinna, me võtame teid vastu. Aga räägi näiteks, Kristlin, meile siis sellisest näidispäevast, et ütleme, me oleme juba ennast sinna sisse elanud ja siis on saabumas siis retriidi aeg, et esiteks on meil pakkuda siis 2 pikkust, 10 või 14 päeva. Et räägi siis sellisest näiteks esimesest päevast, et mida siis meiega liituvat inimest ootab ees esimese retriidi päeval sellises imekaunis Pali resortis? No kõigepealt jah, et ma tahaksin alustada sellest võib-olla, et kui me aitame teil osta piletid ja broneerid või tähendab osta siis piletid ära, me soovime teil osta piletid nii, et te jõuaksite eelneval õhtul. See tähendab seda, et te jõuate eelneval õhtul, te jõuate panna oma kohvrid kappi ja te jõuate ennast sisse seada, sellepärast, et järgmisel hommikul läheb lahti ikkagi täielik toimetamine, ja minu retriidis, meie retriidis ei ole kindlasti sellist asja, et sul seal igav, et sa midagi seal protseduuri ootad, et me ju peame ikka aru saama, me oleme 5-tärni hotellis, kus on tennis, golf ümberringi, meil on ujumine, meil on jõusaal, meil on ju kõik need protseduurid ja kõik need asjad ka. Nii. Alustame sellest, et me organiseerime, ostame teiega koos piletid nii, et te jõuaksite eelneval õhtul seada ennast tuppa sisse, väga kenad toad on, panna oma kohvrid ära, et olla valmis siis järgmiseks päevaks kogunemiseks ja esimeseks kohtumiseks nii meie kui ka siis teiste retriidis osalejatega. Ja tahaksin veel seda öelda, et meie retriidis kindlasti mingit niisama olelemise aega ja midagi ootamise aega ei ole, me oleme ju 5-tärni hotellis, kus on tennis, ujumine, golf ümberringi, seal on nii palju võimalusi, päikesevõtt juba, kui me oleme tulnud päikeselisel Palil, et minu 8 kuu jooksul oli minul täpselt 10 vihmast päeva, päeval küll korraks 100, eks ju, seegi juba suur asi, me tuleme ikkagi novembrikuus, mis on ju kohutavalt kole ilm juba siin, et me oleme seal päikse käes. Aga jah, päev näeb välja siis niimoodi, et esimesel päeval on siis plaanis nii, et me kohtume hommikul koheselt vara. Esimesel päeval me ei tee päikese meditatsiooni, sellepärast, et me saame kõigepealt ennem tuttavaks. Kui me oleme tuttavaks ära saanud, siis iga retriidis osale saab oma päevakava. Ehk et meil on järgnevateks päevadeks pandud talle kirja, mis päeval, mis protseduur talle kuulub. Selle sees, retriidi sees on igapäevaselt 2 kehahooldust, ehk üks on tavamassaaž ja üks on siis protseduur vastavalt sellele, mis siis Tallinnas kokku lepituna soov on. Ehk et esimene kohtumine toimub meil tegelikult ju Tallinnas. Esimene kohtumine, kui toimub meil, me paneme nii-öelda, mis on teie soov, mis on teie eesmärk, mis on teie eesmärk. Ja kui see on siis paigas, siis me valmistame selle päevakava. Aga selline üldine päevakava on siis selline, et me ärkame koos päikesetõusuga ja lähme teeme päikesetõusu meditatsiooni. See avab päeva, see avab väe meie sees, see rahustab, see annab sellise mõnusa alguse päevale. Siis me tuleme tagasi hotelli territooriumile ja me võtame esimesed joogid. Me võtame hommiku tee, need on siis varieeruvad, siis me joome hommiku esimese puuvilja smuuti on siis meil, või puuvilja mahl või smuuti on meil hommikul siis esimene asi. Ja vastavalt siis meie testidele tehtud saame ka igaüks erinevad toidulisandid. Need on siis vastavalt täpselt inimesele endale. Kui see on nüüd läbitud, siis kes soovib ta käia toas või kui tal on juba joogariided seljas, siis esimene jooga on siis peale kohe siis seda hommikust sööki. Ja kes on siis, kes ei tee mahlapaastu, siis meil on vegan toidu menüü, mis avab siis samamoodi kõike nii-öelda keha kaalulangetusprotsessi, mis avab siis kõik muud vaimsed protsessid. Nii et ühesõnaga, kes valib siis paastu või kes mitte. Ja kui meil on esimene jooga tehtud, siis tegelikult on nii, et igaüks vaatab oma paberi pealt, mis protseduur tal just siis esimesena algab. Ja kui siis temal just parasjagu veel ei ole, siis on selline väikene vaba aeg, mis saab sisustada siis just selle päikesevõtuga, kes võtab tennisereketid, kes tahab veel lisaks minna jõusaali, kuigi siis päeva jooksul on planeeritud üks treening, lihastreening ka, selline 20-30 minutiline. Aga kes soovib siis seal minna, samuti saab minna golfi, minna mängima, kuid golfi mängimine on ju pikk protsess, et seda siis peaks ette teavitama, et ta loobub sellel päeval teatud nendest protseduuridest ja et siis ta ei osale meiega.
nii, ja ütleme siis kella seal 12-1 vahel tulevad järgmised mahlad. Kokku me joome siis 5 erinevat mahla. Puuviljamahla on meil hommikupoole, siis on meil ülejäänud kõik rohelised või siis nii-öelda siis juurviljamahlad, eks ju, et puuviljamahla on 1 kord päevas. Ja peale seda on meil taas sellised, meil on kaasas hästi palju erinev, meil on kaasas rakuendusmatt, siis on meil kindlasti päeva jooksul tuleb teha ära inframatt, ehk infrapuna on kõikides maailma riitides üks levinumaid terviseprotseduure, sealt ka ju infrapunamatti Eestis alguse sai, sealt ma ka ta leidsin, eks ju, sealt ma ta ka tõin. Et, ja siis on, kui see on läbitud, siis kella 4 on siis teine. Kella 4 meil varieeruvad, kell 4 on meil, ühel päeval on meil jooga, ühel päeval on meil hingamine, ühel päeval on meil helikausid, nii et me varieerume neid, et see ei ole meil täpselt veel niimoodi, et iga päev peate 2 joogat tegema. Ja siis õhtuks, ütleme kella 6 on meil viimased nii-öelda mahlad, kes soovib, saab ka kell 8 veel teed ja natukene veel, kellel on seal natukene nälg, aga kella 6 paiku on siis see viimane nii-öelda mahl, aga terve päeva jooksul siis saab ka kogu aeg teed. Ja jah, et selles mõttes selline see päevakava on ja meil on siis planeeritud nende päevade jooksul väljasõidud. Kindlasti me lähme Uluwatu templisse, mis on siis väga koht 70 meetri kaljunuki peal olev suur tempel, kus on siis nii-öelda võimalik kohtuda hiileriga ja teha siis seal mõned protseduurid läbi ja meil on siis plaanis väikene meditatsioon seal, mis annab siis väga tohutult väge juurde. Aga kes need inimesed siis on, kes võiksid meiega liituda, et kas seal, keda sa ootad meiega liituma? No tegelikult on selline lugu, et tegelikult sobib see absoluutselt kõigile. Et selleks, et sinna kaasa tulla, ei pea olema midagi, et sul on nii-öelda, siis sul on kohe tõsiselt midagi vaja. Iga inimese jaoks on saanud, kes tuleb sinna protseduuride pärast, kes tuleb sinna sellepärast, et ta tahab puhkuse ajal saada vormi ennast, kes tuleb sinna sellepärast, et ta tõesti tahab endale väga suurt muutust, eks ju, et ta tahabki muuta ennast täielikult, ta tahab võtta, sest meil sisaldab ju ka loenguid, et me teeme sinuga ju Liina Sinaselt samamoodi, et sa teed ju, mis sa teed meile, kas sa teed tervise nii-öelda toitumisterapeudina, teed meile loengu, jah? No jaa, selles suhtes, et nagu Kristlin korra ju mainis ka juba, eks ju, et me tegelikult kohtume juba Tallinnas. Ennem kui me sinna Palile üldse kohale lähme, et mina võtan siis sellise 2 jalaga maa peal, võib-olla sellisel pilvedes õlliva Palisaare peal sellise tervisepuule. Et siin Tallinnas kohtudes iga ühega individuaalselt, kes meiega kaasa tulemas on, võtame siis sellise tervise nii-öelda anamneesi, millised terviseprobleemid võib-olla inimest kimbutavad. Vastavalt sellele siis ma soovitan nimekirja analüüsidest, vereanalüüsidest, mis võiks Synlabis ette ära teha. Ja kui need vereanalüüsid, vastused on ees ja anamnees on ees, et siis tegelikult oskame me veel eriti täpselt suunata, et millist toitu, milliseid protseduure rohkem, et minul on siis selline kullipilk inimese sellisel füüsilisel tervisel peal. Nii et ja ma olen ise Palil olemas igapäevaselt, me kohtume igapäevaselt, me jälgime, kuidas te ennast tunnete, et igal ühel ei pruugi sobida mahlapaast ja igal ühel ei saagi seal, me saame selle nii-öelda kokkuleppeliselt, kas ta soovib 3 päeva mahlapaastu, kas ta soovib 5 päeva, kas ta soovib 10 päeva. Noh, kindlasti me ei saa lubada pikka mahlapaastu sellisele kergelt alakaalulisele inimesele, et meil on aparatuur kohal, meil on ka vererõhuaparaat, veresuhkruaparaat, kaalud, et me jälgime ikkagi inimese tervist väga pingsalt, et keegi endale liiga ei teeks ja vastavalt vajadustele siis me saame nii-öelda operatiivselt kohaneda ja muuta siis menüüd ja protseduure. Kuna Liina, mina ka ei teadnud sinu teist poolt, me kõik teavad, et sa oled poliitik, aga tegelikult räägi meie kuulajale, et praegu, et tegelikult on ju sul absoluutselt teine pool, mis on ju minu jaoks nagu tohutu avastus, et sul on sellised teadmised, mis sa veel siis teed oma elus, et see toitumispool just?
ma olen tegelikult esimese haridusena, ma üldse lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse alal, et ma läksin küll ämmaemandaks õppima, aga siis seal elu kergkäigud ja siis lõpetasin 4 aasta pealt õena ja ma olen tegelikult loonud siis Eestis juba 8 aastat tagasi sellise asja nagu ämmaemanda nõuandetelefon. Ma olen terve elu meditsiinis, tervishoius töötanud, eriline tähelepanu on olnud mul just siis naise tervisel, kõik mis on seotud siis naise terviseprobleemidega, ennetusega, põhimõtteliselt terve elukaar sünnist surmani. Nii et see on selline minu südamevaldkond, minu elu missioon olnud siis naise tervist edendada ja tegelikult ega meheni nii palju ei erine ka suures pildis, et toitumise ja muu koha pealt, et eks me tegelikult siis seal palil saame siis viljeleda neid meeletuid elukogemusi, mis tegelikult selja taga on. Nii et meditsiiniline tervishoiu pool, ma hakkasin õppima juurde toitumist, et ma olen ise samamoodi terve elu hädas olnud mõningate terviseprobleemidega, ka lihtsamatega, näiteks mul on terve elu olnud vohatised, üks tuleb, teine läheb, ehk siis see herpesviirus on veres sees, eriti päikse käes, eriti tuule käes, reisidel olla ei saa, sest et nägu on selline ja siis ühel hetkel ma avastasin, et kui ma läksin täiesti täistaimse toidu peale, kadus kõik ära. Oi, seda ma ka ei teadnud. Et tegelikult kõik terviseprobleemid, mis meil on, enamus terviseprobleeme, esimene asi on ju toitumine. Et kõik algab seest poolt, kõik protsessid algavad seest poolt väljapoole ja samamoodi me peame neid parandama. Et ma olen täpselt sellise 2 maailma vahel, et ma väga austan traditsioonilist meditsiini, aga ma usun ka siiralt sellesse, et toitumisega tegelikult me peaksime alustama. Kõikide terviseprobleemidega me peaksime, toitumine on ikkagi A ja O. Ja kuna see teadmine mulle juba väga ammu tuli ja ma olen hakanud sellega katsetama, ma olen väga palju harinud ennast sellel alal, väga palju koolitusi võtnud, et kuna meditsiiniline taust on tegelikult taga, et siis üsna lihtne oli seda toitumispoolt juurde võtta. Ja ma harin ennast edasi, mul hakkab novembris tegelikult vahetult peale retriiti hakkab Stanfordi ülikooli juures toitumisteraapia, just vegan toitumisteraapia kursus ja pikem kursus, nii et ma kogu aeg otsin uut informatsiooni, sest tegelikult igasuguseid teadusuuringuid tuleb ju igapäevaselt peale, mida on vaja jälle selgeks teha ja nii et me kindlasti rakendame minu kogemust ja oskusi seal juba siin Tallinnas kui ka siis koha peal, et olete valvsa silma all ka. Ja ma olen sellele väga õnnelik. Aga siis et ma tean, et sa oled seal koha peal ja me teeme seda seal kõike koos ja meil on siis kaasas ka erinevad jooga läbiviijad ja siis hingamisterapeut tuleb meile ka, tema tuleb küll kohale palilt, eks ju, ja siis meil on kaasas ka paar nagu töötajat, eks ju, et selles mõttes olete hoitud. Teiega tegeletakse, seal kindlasti igav ei hakka, see on kindel, et sul on kogu aeg, sest et mul on kaasas ka sellised erinevad seadmed, mida sa saad ise näiteks võtta ja toas juurde teha. Ja mis on ka alati, mis on täielikult puudus olnud teistes retriitides, mida ma ise olen tundnud, kuna kaalulangus toimub, olgu see siis vegantoiduga või olgu see siis mahlapaastuga, nägu on alati jäänud tegemata. Ja vaata, seda hakkasin ma kõikides retriitides, esimeses võtsin ma ju alla 10 kilo, eks ju, tegin ma ju 10 päeva mahlapaastu, ma võtsin alla 10 kilo ja mul nägu täielikult, et ma tundsin, kuidas ma vajan nagu asju kaasa, aga tollel hetkel ma ju seda kõike ei teadnud. Meil on kaasas teile selline kotikene. See, kui te tulete meiega siis esimesele kohtumisele, ja me registreerime teid ära, ostame piletid ära, siis teile kuulub selline tervituskotikene, selle te võtate ilusti palile kaasa. Seal sees on keha ja näohooldusseadmed ja väikesed abivahendid. Nendega me juba võite alustada kodus natukene tegemist, aga ei pea. Me näitame need ära. Pluss on siis niimoodi koha peal, et kui sul jääbki seal, tuled väikest võtmast ja sul on massaažini aega, võtad sealt kotist välja endale näiteks näokupu ja teed natukene see 15 minutit näokuppu, sa oled kogu aeg selles protsessis sees, ja kindlasti ma ütleks ühe asja, see ei lähe kuskile meile jagamiseks ega kuskile, aga ma olen teinud kõikidele inimestele, kes mul siis seal olid, me teeme enne ja pärast pildid. Kõik, kes on kehastuudios Krislini juures protseduul käinud, teavad, et esimene asi on mõõtmine, kaalumine, Liina poolt siis kõik vererõhud ja kõik muud asjad, minu poolt siis nii-öelda pildistamine, sest et
isegi kui sa ei taha ja sa tead, et see pilt ei ole alguses ilus, siis 14-aastane kogemus kehastuudios ütleb, sa pärast kahetsed. Kõik naised on kahetsenud, kõik mehed on kahetsenud, sest et kui nad juba läbivad nii vastu need protseduurid koos trennide, joogadega, ujumistega, õnnelik olek on juba tegelikult see, mis tuleb iseenesest sealt pallilt. Tegelikult saan omast käest öelda, kui ma alustasin ka kehastuudios sinu juures 86 kilo pealt, siis esimene pildistamine, mis ma lasin teha, oli alles 74. Ma alguses ma ei taha näha seda 86 tegelikult. Ja nüüd ma mõtlen küll, et no oleks ikka võinud olla, et ja. No ega ma ei erine sinust, et kui nüüd see saade oli, siis Roald ju küsis mult, et palun anna see 103 pilti ja ma käisin ju vanaemad, ma teadsin, et mu viimane kaalupilt oli 95, kus ma lasin, sest et ega seda lihtne loomulikult teha ei ole ja ma tegelikult ülejäänud pildid, mis mu ka keegi kuskilt tegi, tegelikult ma need ära hävitasin, sellepärast, et see pilt oli lihtsalt niivõrd jube ja ma tegelikult häbenesin, sest ma ju ka tegelikult sellel hetkel, kui sa selles seisundis oled, sa ei tea, et sa selleks võimeline oled ja sa loodad, aga usaldage meid, et mina tean, et kõik on pärast kahetsenud, et teeme need pildid ära, et me võime peita sul kuskil sinu telefoniga, teie telefoniga, me peidame need kuskil ära, sa ei pea neid vaatama, ka seal pärast oled niivõrd õnnelikud. Et lihtsalt on nii see on, et usaldage meid, et nii pildid. No just, et ma ei tea, kas me võime täitsa nagu meelekindlalt öelda seda, et kui te tõesti teete kaasa kõik selle, mis me seal teile pakume, siis kaalulangus on selles suhtes ikkagi suhteliselt garanteeritud. No mitte suhteliselt, vaid päris, mina olen käinud ju vaata nii mitmetes, ma olen just käinud Costa Rical ja kus on just maailmas sellised, sul ei ole võimalik kaalu mitte langetada, sellepärast, et sinu keha saab ainult vitamiinide, mineraalide rikast toitu või jooki. Ja ta saab keha puhastada, et näiteks ta saab nii-öelda moringasid ja kõik. Ta hakkab puhastuma, maksapuhastus, kes soovib läbi meiega teha ka sellise Epsom saltiga maksapuhastus. See on kõik Liinaga ja meiega alguses kokkuleppel, kui ta ütleb, et ta soovib ja mis on tema siis see algstaadium, saab sellega läbi teha. Kaalulangus ei ole mitte võimalik tulema, et mina olin alguses selle mahlapaastu, sest minu 6 retriiti olid ainult kõik alguses mahlapaastu peal. Ma olin sellega nii õnnelik alati ja ma tundsin, kuidas mu rakud uuenevad, kuidas mu nahk, kuidas kõik. Ja siis ma Costa Rical usaldasin ennast esimest korda, et ma teen läbi vegan toiduga. Ja teate, tegelikult ma olin täpselt sama õnnelik, et see küll on kaloraasilt väike, seal on 900 või 800 kilokalorit, ta on väike, ta annab sulle kõik mineraalid, seal ei ole tegelikult praetud asju, eks ju, seal on ju kõik nii-öelda aurutatud ja kõik ja see tegelikult käib kehast samamoodi läbi ja et selles mõttes karta ei tasu ja mis on veel Ayurveda mahlapaastu järgi, energia tegelikult ju suureneb. Sest minul olid esimesed retriidid, kus mina käisin ja mul on alati trampoliin on neil koha peal. Pakutakse trampoliini, miks? Sellepärast esiteks. Räägi inimestele, mis see on? Trampoliin on väike, mis meil hoovis on need asjad, need suured, need hüppab. Batuut. See on nüüd pisikene versioon sellest, aga igas retriidis praktiliselt maailmas pakutakse trampoliin. Tekib selline energia ülejääk. Sellepärast sul keha on niivõrd heas olukorras ja mina siis esimeses retriidis, ma lõpuks hüppasin paar tundi päevas, mul lihtsalt oli see ülejääk. Ma kas ujusin kogu aeg või tegin, sest et ma ei tulnud sellega toime, et ma ei ole väsinud ja uni läheb ju ära ju täiesti ennem nii-öelda siis hommikust päikesetõusu, sa oled juba seal püst. Mõne jaoks võib-olla tundub see natukene hirmutav, see päikesetõusu jooga, et kuidas see uni saab ikkagi, me tuleme sellisest talve unest tegelikult juba siit on ju, et Eestis pime, külm, et tahaks nagu magada, et kas see natukene äkki hirmutav ei ole mõne jaoks, et kell 6-7 hommikul juba traksis olla? No tegelikult me oleme looduse poolt tegelikult loodud nii, et me lähme pimedusega magama ja märkame päikesetõusuga. Aga meie toit ja meie elustiil ja meie arvutid ja meie kõik see tegelikult väsitab meie keha ja tänu sellele oleme ka see, et me oleme sellest rütmist nii-öelda väljas, sest me ei lähe õigel ajal magama, peale üle 11, 10, kui me magama ei lähe, siis me ei lähe enne 2 või 3, sa lähed sellest nii-öelda rütmist välja ja siis märkame ka hiljem. Et me lähme tagasi nii-öelda nende normaalsete seisundite juurde ja ma olen ikkagi käinud kokku ju praktiliselt 120 tundi retriiti või 120 päeva retriiti oma elus. See tähendab seda, et mitte ühtegi, sul ei ole võimalik mitte ärgata, su keha äratab sind üles selle rütmiga ja teate kui rõõmus ja mitte ainult ei ärata. Kui sa selle 5 Terni hotellis selle akna lahti lööd ja saad välja, mina esimesed kuud oli niimoodi, kiikasin sealt ukse vahelt välja, vaatasin, kas tasub juba minna või vaatavad, et ma olen imelik, ma ei jõudnud ära oodata, millal ma sinna basseini saan hüpata, millal ma saan minna sinna oma meditatsiooni tegema.
ma ei jõudnud ära oodata ja siis need hotellikülalised kogu aeg vaatasid, et alati see Kreslin on seal esimene, sul lihtsalt tekib see, kogu aeg on sul kaasas see mahlajoogikene või siis see on see, tee või siis veega sidrunivesi või midagi, et ja kogu aeg on nagu ütleme, hea on olla kogu aeg keha puhastusprotsessis. Sellist halba päeva ei ole minu ette tulnud, et ma ei jaksa või mul on natuke tohutult halba, sellist ei ole olnud. Selles suhtes, et isegi kui natukene võib-olla tekib nõrkus, et siis me saame jällegist toiduga reguleerida, võib-olla anda seal lusikatäie näiteks agaavisiirupit juurde, annab energiat, eks ole, et seda me saame kõike jooksvalt vaadata ja et tegelikult kui nüüd natukene seda eelnevat juttu kokku võtta, et siis me pakume täiesti eksklusiivset retriiti, mida kuskil mujal varem pole olnud. Meil on võib-olla natukene jäänud tahaplaanina selline tänase jutu käigus veel selline vaimne pool. Et inimestel ikkagi juba tegelikult selles novembrikuus Eestis võib-olla hakkab selline talvestress peale tulema, keha läheb sellisesse natukene vegetatiivsesse seisu, päikest enam ei ole, stress on peal, võib-olla töö juures on halvasti ja nii edasi, et see vaimne pool tegelikult saab seal ikkagi ka täiesti uue alguse. Seal ei ole isegi nagu varianti, et kui keha saab nii puhtaks, meditatsioonid, Kreslin korraldab kõik need väljasõidud, et olles palil 3 korda käinud, et see lihtsalt maagiline koht. See õhk on seal teissugune, kõik need rannad. Mul tuli ka kanal peale. Ma juba nii ootan, et saaks. Tegelikult me ise ei jõua siin ära oodata, et sinna kohale minna. Et ma julgustan kõiki, et ma saan aru, et inimestel on sisemised hirmud sees. Et ajul on selline komme, et kõik uus on potentsiaalne oht ja tegelikult see retriit on ju ka uus. Me ei ole seal keegi käinud, see on uus, keegi ei saagi käia, sest sellist asja pole varem tehtud maailmas. Ja siis kuskil alateadlikud hirmud ütlevad, et kuidas ma lennupiletit saan, kuidas ma seda, kas ma saan makstud, palju see maksab, äkki ma jään rahaliselt ette, aga teate, meie asi ja teie asi on see aju nüüd ära trikitada ja öelda talle, et kõik on hästi. Me hoolitseme 100% teie eest. Tulete siia, me aitame kõik lennupiletid ära osta ja ka rahaliselt, et Kreslin räägi, et kuidas meil selline see tasumine ja kuidas selle poolega on? No, et ongi täpselt see, et ma saletaks selle algusest peale lahti. Kõigepealt kõige lihtsam viis on tegelikult tasuda sellega 3 osas ilma järelmaksuta. Et me oleme ilma intressita jah, et meil on selline lugu, et kodulehel on võimalus osta kas siis see retriit 1400, mis on siis 10 päeva või siis 14 päeva 1600 €, tähendab 3 osas ilma intressita, sa täidad selle ära, vahepäevaga laekub siis raha meile arve peale ja siis ta siis nii-öelda on teil siis tasutud, te saate oma kotikese, te tulete Liinaga siia kohtuma ja minuga ja Kadiga, me paneme siis kõik ülejäänud paika. Mida me muutsime ka veel oli see, et kui sa soovid, et kogu sinu siis retriit koos lennupiletitega tuleks samuti kas siis 3 osas ilma intressita või järelmaksuga. Siis on niimoodi, et meil on ka pandud seal 2500 € pakett. See tähendab seda, et te samamoodi registreerite selle sealt ära ja see raha jõuab meie arve peale, siis te tulete meie juurde kohale, toimub kõik täpselt samamoodi kui see ja lisaks on siis lennupiletite ostmine läbi meie arve. Just, et see raha jõuab siis teie arvele siis läbi siis järelmaksu pakkuva. Esto järelmaksu pakkuva. Just, et ikkagi kliendi jaoks on siis valik, et 3 võrdses osas tasuda siis järelmaksuga ilma intressita. Ja, siis on kindlasti võimalik võtta arve ka oma ettevõttele. Samuti, kes soovib tulla sularahas, on võimalik. Ja samuti on võimalik tasuda siis krediitkaardiga, et need on siis need võimalused, kuidas seda moodi seda tasuda. Aga kohale tuleks nagu ikkagi tulla, et praegu on meil aega ilusti ju, et me leiame selle kohtumise, et kui sa ka tunned, et sa oled selline, et sa suudad ise kõik lennupiletid, me ju ütleme teile kuupäeva, teeme siin kõne, teeme FaceTime'i või teeme lihtsalt tavalise kõne, et sa ostad ise oma piletid ära, sa tead täpselt, millal sa jõuad, et Grande Bali Uluwatu paned sisse, transfer toob sind 20 € kohale.
ja maksad kodulehele ära, kui sa tunned, et sa oled nii, aga kohtume ikkagi, et me ju tahame tuttavaks saada, me tahame teha selle veretesti, me tahame ju panna sulle ennem paika, me tahame teada, mis on su eesmärk, et kas sa tahad seal lihtsalt tulla tennist mängida ja olla tervisliku toidu sees, süüa vegan toitu ja nautida protseduuri ja nautida seda, et Kadi, Liina ja Krislin hoolitsevad sinu eest täielikult, viivad sind veel restorani, siis see klubi, mis on siis Kalju peal, eks ju, et me viime ja näitame sulle Palisaart. Või sa tuled sellega tohutu pühendumusega, et sa tahad seal 10 kilo alla võtta, eks ju, siis me teeme ju erineva kava. Ja selle paneme just siin Tallinnast paika. Ja selle maksmise ja sellega on ka selline lugu, et sa tule, kui sa tõesti tunned, et sa ei tule kohale, me võime ka koos selle Esto järelmaksu ära täita. Kui see tundub sulle, et kuidas seal käib ja mis ma teen, et kui see jääb ka sulle takistuseks, sa võid ka koha peale tulla, et me oleme siis ju nüüd mitte ainult Kehastuudio Tartu maantee 52, aga meil on ju ka nüüd Palikeskus Tartu maantee 52, et kõrvuti ruumid, et siin me võtamegi vastu ja teeme kõik protseduurid ära. Jah, et just, et tuleme selle eelneva minu jutu juurde tagasi, et ärge laske aju hirmudel endast üle saada. Nii kui on küsimus, nii kui on alateadlik hirm, võtke toru, helistage, tulge kohale, me leiame lahenduse absoluutselt kõikidele teie muredele. Ja selles suhtes mina veel lisaks omalt poolt seda, et kõik see saab olema väga keha tervendav, vaimu tervendav, aga meil saab kindlasti ka väga lõbus olema, sest see seltskond, kes on juba registreerinud selles suhtes, et ütleks ka ära, et ärge väga kaua viibitage, sest et pooled kohad on juba välja müüdud, et kõik need, kes on seni registreerinud, on eranditult väga toredad inimesed. Mina usun siiralt ka naeruteraapiasse, et me kindlasti teeme palju nalja, veedame koos seltskonnaga aega, et see on ka selline ühine seltskonnaaeg, uued tutvused, kes teab, maailma teed on huvitavad, võib-olla sa leiad endale uue äripartneri näiteks. Jumal seda teab, et mis meid seal ees ootab, et nalja ja naeru saab ka kindlasti. Mina julgustan küll kõiki tulema, kes vähegi kahtlevad. See lihtsalt saab olema imeline teekond. Nii et Krislin, et kuidas sina ise tunned, et sina oled selle idee tegelikult, see autor, sul on nii palju kogemust, et milline su sisetunne on? Ma sisetunne ütleb mulle seda, et see on nagu, et kõik need inimesed, kes seal tulevad, et nad tulevad ja nad näevad, et millist võimalust pakub mitte ainult see Väega Palisaar, aga kõik need asjad nii-öelda kokku, eks ju, et see kõik, mida toimub sinu meele, sinu vaimsuse, sinu vaimse taseme, sinu keha, sinu silmaringiga, sest et sul on ka võimalus võtta seal roller ja sõita seal päevaringi, kui sa oled otsustanud, et näiteks sul on 2 tundi vaba, et meil on 17 kõige ilusamat randa Palil on ümber, eks ju. Et see kõik avardub, et ma tunnen nagu sisetunne ütleb, mul tuli ka ju kananahk peale, kui ma juba tundsin, et me seal oleme. Ja ma ütleks ka selle, et selle kogemuse põhjal need 9 sõpra, kellel ma läbi tegin, et need inimesed ju tegelikult on olnud sellises õnnetipul, et mina seda täna tean, kuidas see seal lõpeb ja minu retriidi kogemus üldse 4 retriiti siis Palil, eks ju, teinud, et ma tean, kuidas sealt välja tulek on, et sa tahaksid luua, sa tahaksid minna lendu, mitte tulla lennukiga, võid lennata ise, eks ju, et põhimõtteliselt, et sul on seda energiat üle ja mis on see märkmik on üks asi, mis meil tuleb sinna kotikese kaasa, tohutu kanal läheb lahti. Sulle tulevad uued mõtted, et sa tuled ja sa lood oma selle, sa näed oma seda nagu tulevikku nii helget histoorias. Juba üksi sina toitumisterapeudina tead seda, et kui soolestiku mikrofloora on korras, siis kaavad ära ju kõik igasugused hirmud, depressioonid ja rasked mõtted ja juba päike juba igapäevaselt annab juba selle. Ja tõesti see tunne lõpuks nagu tahaks lennata. Iga kord olen ma tulnud, iga kord olen ma midagi loonud uut ja teinud ja andnud siis nii-öelda. Ja nagu ärge kartke ka seda, et meditatsioon ja jooga, et kui ta ei ole nendega varem kokku puutunud, et meil on suurepärased spetsialistid, kes aitavad, isegi kui sa ei ole mitte kunagi elus joogas käinud või mitte kunagi elus meditatsioonis käinud, et ära lase ka sellele ennast hirmutada, et äkki see ei ole minu jaoks, et me suhtume individuaalselt kõikidesse ja leiame lahenduse ja proovime ja suuname ja õpetame, nii et ja
kellegi üle ju ei naerda, kellegi üle ei alavääristata, et see ei ole absoluutselt isegi tule kõne alla, nii et kõik on väga hoitud, me tõesti hoiame teid, nii et ükskõik, mis mure teil tekib. Me oleme alati olemas, meil on väga tugev meeskond koos, et ei ole ainult meie kolmed, kes ise ole palju inimesi meil on 6 massööri, kes on imearmsad, kes kokk, teised terapeudid, ma saan aru, et meil on siin mõningad üllatused võib-olla veel tulemas, eks ole, et ma tõesti siiralt julgustan tulema, nii et mõelge, vaim saab terveks, keha saab terveks, te saate D-vitamiini juba sealt niimoodi, et ilusa keha, terve vaimu, nii et tulge meiega ja selles suhtes kiirustage, et tegelikult on 1. oktoober täna meil käes, on ju, kui me seda salvestame siin, et väga kaua aega ei ole, nii et mina sellest omalt poolt nagu lõpetaks sellega, et Kristlin lisa siis veel sinu enda poolt lõpetussõnad ja näeme minu poolt siis juba palil. No mina tahaksin öelda seda, et ma olen väga tänulik maailmale, et selline koht on maailmas üldse olemas, kus on võimalus minna ja sinna ka ma tahan need inimesed ju kutsuda, eks ju. Ja see tõesti on selline, et ma nagu olen südamest praegu nagu niivõrd nagu pulbitsen nagu armastusest ja tänutundest ja sellest, et tule sellega kaasa ja tule vaata ja ära karda ja selles mõttes me tõesti hoolitseme ju absoluutselt kõige eest ja ma tahaksin juba näha seda, kui me selle seal lõpetame, mis need näod siis näitavad, et ma tean tegelikult seda, ma olen ju seda näinud, aga ma tahaksin seda näha, tule julgelt. Ma tahaks Eesti inimesele öelda, tule julgelt meiega. Aitäh sulle, Kristlin. Aitäh sulle, Liina.